Põlva maa, Valgjärve vald ja Saverna. Äge. Värskelt loodud komando või pikateed nagu traditsioonidega komando, kumb ta siis on? Praegu on 2 aastat vana. Praegu on 2 aastat vana. Ja nimeks on ta praegu Saverna vabatahtlik päästekomando. Täpselt nii. Nii, aga... Ja 2 aastat on vana. Täpselt nii. Vallavanem tuleb korra siia, võtab selle enda kätte. Ja läheb kaadrisse tagasi. Vallavanema käes on 75 aastat vana karikas. Ja nüüd ütlete, et 2 aastat vana komando. Midagi ei klapi. Traditsioonid on pikemad ikka järelikult. Aga kui pikad teil kohapealsed tuletraditsioonid on? See on kolhoosi aegade algusest. See võis olla. No see karikas on aastast 1940, siis veel võib-olla oli ka. Ja siis veel ei olnud. Siis veel ei olnud, see oli Eesti ajavärk. Jah, need tulid ikka ju... No mõne mehe vanaisa kindlasti andis oma käe siia ka, et... Meil on Raplamaal paar sellist kohta, mis on Nõukogude ajal korraks muutnud oma nime ja siis jälle vana nimi tagasi pandud. Saverna on olnud Saverna kogu aeg, eluaeg. Aga nüüd, nii palju kui teie mäletate, siis Nõukogude ajal oli siin samas, kus me praegu oleme, oli Koloosi tuletõrje garaaž. Ja siin oli teil kass 66. Ta oli lõpus, jah. Lõpus. Seda oli veel midagi. Aga kas te mäletate ka, mis enne seda oli? Kas 51? Silleri ka kunagi. Sill oli veel, jah. Samasugune sill nagu praegu on olnud? Sahar või? Sahar, jah, 157. Sill 157. Okay. Aga teie, kes te täna olete Saverna komando liikmed, kas keegi teist Nõukogude ajal ka selle asjaga seotud oli? Mina olin. Sa olid siis nagu valveauto? Kolhoosis olin auto. Tuletõrje auto. Ja siis oli see Saverna üksus oli siis B-grupi komando? No ikka. Et selle mõttes ööpäev läbi autojuhti siin auto juures ei olnud? Ei olnud. Need olid kolhooside need komandod. Aga kui kaua teil Savernas nüüd, ütleme, tuletõrje autovalvega auk oli? 2 aastat tagasi panite seljad kokku, tegite uuesti, aga enne seda kui... Palju? Oli Kanepis oli ju see piirkondlik komando oli olemas peale riigikomando. Jah, et kui riigikomando kadus ära, et siis teha siia piirkonda ikkagi ka. Oma? Jah, et muidu oleks jäänud kas Otepääle, Tartusse või Võrru, ütleme, lähibrigaade. Ja see, et Kanepist ära kadus, see nagu andiski meile motivatsiooni, et teha siin vallaski midagi. Aga me oleme praegu siis Tartu-Võru trassi ääres, siit on 50 meetrit teeni ja Kanepi on nüüd minu poolt vaadatuna vasakule 10 kilomeetrit. Ja kuniks oli Kanepis riiklik komando sinnamaani teil väga nagu mõtted selles osas ei liikunud, et oma külasats teha? Otsest vajadust ei olnud justkui. Kanepi kadus kaardilt ära, nüüd on lähim kutseline komando teile, kus? Ikka Võru? Otepää? Ja nemad on kiirede käärade ideega siit 20 mitme versta kaugusel. Circa 20. Mingi 17-18. Jah, 17. Selja taga on Põlva. Sinna on 20, üle 20. Vasakul on Võru, sinna on 30. 35, jah. Ja paremal ongi Tartu, jah? Kambes on. Kambes on vabatahtlik. Kambes on vabatahtlik, kes on Ülenurme vist. Ülenurmes enam ei ole. Ei ole, see on Tartu. Enam ei ole Tervandi komando, et enam pole olemas riiklik. Natukene võib-olla kurva, aga selline reaalne küsimus. Palju teile kohalike mehi Kalevipoegadeks läinud on? Soome? Jah. Kas seda numbrit oskab öelda? Kas on või ei ole? No kõik üle. On ikka. On ikka läinud. Oi. 30 vast ikka. Kui kerge või raske teil selle asja uuesti tegemine oli? Milles mõõta? Mis ühikutes seda mõõta? No, sul ma saan aru, et oli nõukogudeaegne kogemus olemas, et tuletõrje käib umbes niimoodi. Aga ülemmeestele seletada, mis asi see on? Tegelikult on see küllaltki raske, aga see tuleb iseenesest, kui hakata tegema. Mina olen liiveski, et mul väljaõppe üks puudub. Aga ma olen... Tema on meil uus liitva liige. Kas ma saan õieti aru, et sinu jaoks on lohv ja lehvik ja ülemmeeste jaoks on voolik ja joatoru?
enam-vähem veel on nii, aga ta on meil... Aga kui sa oled kõige värskem liituja, mis sind pani üldse liituma? Ta veel ametlikult ei olegi liitunud. Nüüd tuleb uus koolituste programm, tuleb peale, siis ta... Aga ikkagi, mis sind pani liituma? Kuna ma siin samas nurga taga töötan ja Kristjan on juba ju vabatahtlik, siis on hea tööpäev kähk lõpetada. Saab mõne väljakutsega. Eelmine Foorum Leisis me siis esitlesime seda elektroonset õppekeskkonda priitahtlik.ee ja ma saan Päästeametist aru, et nüüd on veel viimased allkirjad käskkirjale ja siis saab hakata ka kodus esimest taset rahulikult arvuti tagant õppima niimoodi, et ei pea konkreetsel kellaajal olema kusagil klassiruumis 2x8 tundi ja siis tegema eksami, et neid asju saab teha kodust, pärast tuleb teha läbi paaritunnine praktiline osa kutselise ametniku juures vestlus ja saab samamoodi esimese taseme kätte. Kumba sina eelistaks? Pigem algul kodus. Arvuti taga, et vaatad ise? Jah. Seal on videod, õppevideod, tutvustavad videod ja seal on niisugused loengumaterjalid. Kas sa pigem rõhuksid rohkem, et õpid videote kaudu või pigem tahaksid lugeda? Mis su ootused sellisel asjal oleks? Kui õppides, pigem lugedes. Saverna komandol täna liikmed nimekirjas on siis täpselt see seltskond või on rohkem? 11. Pluss 1. No pluss veel mõned äkki. See mul selja taga olev silm, mida ma kohe näitan, see jõudis teie kätte kuidas? Läbi maakonna ülema. Ahah. See oli veel nii-öelda riigiteenistuses auto? Ta oli juba reservis. Ja kui heas korras ta oli, kui te teda kätte saite? Mehed ikka remontsid teda kõvasti. Ta sõitis. Ja tõite ta ise ära? Jah. Mis aasta pild see on? 89. Täitsa uus siis? Ma ei tea. Ma võin eksida hetkel. Palju teil läbi sõit on? 2500 000. Kaugel on? Ega sa oma kohaga ei eksi? See on mingi suures riigis. Me käisime just ülevaatusel, seal oli vaja. 2500 000 on sõitnud sill läbi. Jah. Vähemasti spidomeetril on selline nii. Selle karikas leidis uue omaniku. Välja, kuidas ta nii suur läbi sõitnud, sellepärast, et on meil koolibussi turvaauto, et sõidab iga hommik koolibussi liinil järgi. Et siis saab sellise läbisõidu ja vahepeal peab Tartus käima. Kas ma saan eetada, et koolibussiks on 76 aasta lassbuss sel juhul? Te selle masina saite, garaaž oli teil, auk on suuremaks tehtud või sobis või? Sobis, nii oligi. Aga see oli nõukogude ajal ka nii laia uksega garaaž, jah? Jah, aga uks oli teistsugune, tegelikult piidad olid ka vahel. Uks on sama, aga piitade jagu oli kitsam. Puituksele pärast. See on lükandus uks nüüd, jah. Täna see garaaž on füüsiliselt kelle oma? Vallavalitsus oma, valla oma. Ja Saverna üksus ise ongi siis nii-öelda vallavalitsuse hallata? Teil täna sellist mittetulundusühingut peal ei ole? Ei ole. Ei ole vaja. Aga mis see teie arusaam on? Kumb see edulisem meetod on? Kas MTÜ alt või valla alt? No valla all on stabiilsem nagu ja me teeme koostööd niikuinii, et siis vahet ju pole, kust kaudu need rahad liiguvad, aga MTÜ oleks võib-olla selles mõttes, kui meestel oleks endal rohkem tahet ja energiat, et siis rahalisi vahendeid taotada nagu lisaks ja siis oleks nagu MTÜ nagu mõttekam, aga praegu valla all on päris hea. Aga kui Toompeal ühed härrasmehed hakkavad pintslitega Eesti kaarti ümber joonistama? No, komando ikka jääb. Aga kuidas siis vallaga jääb? No, keskus jääb siia. Eesti vallakeskus. Eesti vallakeskus. Ei, meie vallakeskus. No seda vaatame veel, aga ega me seda keskust niisama lihtsalt käest ära ei anna. Jah, ja tolle MTÜ moodustamine ei ole ka üldse ju aeglane protsess, et kui on vajadus, siis saab selle nädalaga asja ära tehtud. Isegi kiiremini. No, jah. Siin on see Saverna on juba praegu selline keskus, et see trass ühtepidi Tallinn-Võru ja teistpidi Pärnu-Koidula. See on ristumiskoht ja meil on siin selle Saverna poe käive on 2 korda nii suur kui Kanepi
2 poekäive kokku ja sularahaautomaadist võetakse 3 korda rohkem sularaha välja kui kanepis ja noh, meil on siin selline keskus, et siin ei ole üldse küsimust. Siin peab komando olema. see asukoht on sul hea märkus. Tallinn, Tartu, Võru, Luhamaa maantee ääres oleme. Ja teistpidi jookseb rist läbi sadamalinna Pärnusse Koidulast piiripunktist. Ja ennist rääkisid, kui kaugel on kutselised komandod, teie olete trassi ääres. Mis on teie arvamus sellest, kui te ühel päeval näiteks liiklusavariidel oleksite täisvõimekusega? Me tahame sinna jõuda, meil puudub tehnika sellega. Ja oskused ka veel. Ja võimalus on olemas täitsa. Meil on mehed on alati siin saadaval, sest et garaaži juures mehed töötavad siin samas kõrval ja mehed on saadaval iga päev. Me oleme käinud ka väljas liiklusavariidel. Kui ei ole inimesi kinni jäänud autodes. Ma just tahtsin öelda, et väga koledalt ei taha nagu mõelda ja koledalt teavad, et taha edastada, aga mis te teha reaalselt saate täna? Saame kõike teha peale autosi, avariilisi sõidukaid ei saa lõigata. Muid asju saame kõike teha. Autot ümber kannatanu lahti lõigata te ei saa, muid asju saate teha. Ja. Aga kui inimene vaagub minemise ja olemise piiri peal, Ja. kui ja esmaabi ettevalmistus teil on? Minul on üldiselt, aga teoreetiliselt peaks ju kõigil olema see, et kes on autojuhi load kätte saanud, see peab ju oskama ikkagi sellist elustamist. No ja meil on perearst ka siin kohe vallavalitsuses siin lähedal, näiteks kui midagi on. Perearst ja 2 õde, nii et see on ka nagu pluss. No kindlasti tulevikus võib-olla tulebki see juurde, et trassi peal igasugust liiklusõnnetustel oleks see võimekus juures, et aidata. Kuule, kui perearstist ja õdedest ja juba targema soo peale jutt läks, et kas teil täna on puhas meestesats või on naised ka juba punti võetud? Üks naine on ka. Väljaõppega? Ta tegi selle koolituse. Jah, algastme koolitus. Pikka koolitust ei ole teinud. 16 tundi. Aga Eesti aja vaimus sellist naisteühendust juurde luua on ka idee olnud või ei ole? Ei ole. Ei, paraku naiste jaoks on see asi natuke raske, kui võtta nüüd need tööõnnetused ja kõik sellised asjad, siis on, ei saagi kohustada. Füüsiliselt raske või vaimselt raske? Füüsiliselt. Ega sa ometi taha öelda, et Mägi-Eesti naised nõrgad on? Ei, ma ei taha seda öelda, nad on väga tugevad, aga kui nüüd seaduse järgi ajada, siis ei tohi neid kaasata pidada. Jah, üks koht ka on hea, kus mehed saavad omaette olla. Kui palju nad võivad kodus oled naisega koos, siis veel operatsioonil ka naisega koos, et siis ei ole nagu meeldiv vast väga kõigil.